kell on sealmaal, alustame. Saare Jüri on pika jutuga nii alati, aga nii peab, ta saab pärast nüüd pikalt rääkida, eks ole. Et rõõm on näha teid Pärnu 29. spordiajaloo päeval. Tegelikult peaks selle alguse jutu rääkima Priit, aga ta räägib ka kohe. Täna on meil siis teema Pärnu kunagine Kalevi staadion ja praegune Rannastaadion. Ja no ühest küljest on kahju, et meil ei ole siin enam niisugusi nagu Linda Rannap ja Vikenti Lelov ja Felix Valter ja kes olid nagu üle-eelmise põlvkonna selle staadioni kasutajad, Felix Reimann, nii just meil. Aga meil on kohal parim variant võimalikest ja on ka Enn Mainla ja Taimar Lell spordi ajalookeelsist ja siin on veel korrupteesid meil, Ära Karits ja teda saate visik. Kohale too visik. Nii et alustame, aga ma alustaks niisuguse asjaga hoopis, et üks meie seas lasi ära unustada teistele, et ta sai 80 aastat vanaks. Ma pean silmas Priit Neemelt, kes ei kutsunud napsi võtma ega midagi, aga ma arvan, et ta on väga suure aplausi teeninud ikkagi ära selle suure töö eest, mis ta on Pärnu ja Pärnumaa spordi heaks teinud. Nii et minu higine käepigistus talle selle eest ja kuna ma tean, et lilledega on niimoodi, ma ei taha korrata ühe klassiku lauset. Klassik oli Mihkel Lepik, kes sai 80 ja kui talle seal lilli toodi kõvasti, siis Mihkel, konkreetne mees, ütles selle peale, et kus see leht nüüd on, kes selle rahu ära sööb. Et ma ei taha, et Priit kordaks seda lauset, siis ma kingin talle lillede asemel ühe karbi mureli. See on lille. Ja ja siis Pärnu spordiliidu poolt on üks viisakas kinkekaart ka. Ajalooselts ka tervitab sind ja õnnitleb. Et kus see täna õhtul pidu on, Priit võib-olla pärast räägib, ma ei tea, aga et mina olen teid tervitanud, nüüd annan Priidule vist sõna edasi. Võtta süü, Marja tere. Minul siirramust sõnumit kui tervitused ei ole. Mina vaatan tagasi, möödunud aastal lahkunud üle, me oleme teinud iga aasta, me oleme teinud 15 ja Pärnu spordiga seotud inimesed on olnud, arv on olnud kusagil 10-15, ainult 2 COVID aastat, kus läheb 30 peale välja. See oli ikka meeletud, 40 aastat mehed juba kustusid. Aga möödunud aastal ma vaatan pea, ma ei hakka kõik elulugusid ette lugema, aga teen kiirelt, läksid ära. 83 aasta vanusena Aarne Link oli Kilingi-Nõmme gümnaasiumi direktor, aga tema Pärnumaa rekordomanik nii 30 kui 50 kilomeetrit käimises. Ilmselt jääbki käimist täna nagu jalgastab ta. Lahkus jõudaks Jaanus Pinn noore mehena 57 aastane, tema oli sõudja, oli selleks kuulsad 4 paadis, 7-kordne Eesti meister, aga oli ka liidu juniorite meister. Hubert Näkk, minu kirjastusõpetaja, spordikooli direktor ja mitmekooli õpetaja, väga fantastiline õpetaja, lahkus möödunud aastal, ta oli 91 aastane. Rein Sügav oli küll 73 aastane, tema oli andunud kergejõustiku kohtunik ja tegi seda nii kaua, kui suutis. Linda Rannap, kes silmu paistama, sai 90, õnnitlesin telefon teel ja 2 kuu pärast ta ei olnud. Treener, õpilist olid sellist nagu Ene Rampe, Silva Aja, Leht Ots, õed, Liivrannad, õed Põldotsad, fantastiline ilusa käekirjaga naine. Mul on seal tabel väljas Pärnu naiskergejõustiku päevast, ma kirjutatud kõik vaatavad, kes niimoodi kirjutas.
Linda Rannap oli tema. Minu treener. Ja, tal on õpilasel mitu siin kohe. Tõuseb püsti, kes üks on puudu, et liiga tuleb. Nii. Jüri Kalbret oli, mängis jalgpalli Kalevi esinduses. Nii, siis oli Tiia Lindmaa. Oli 83-aastane, tema oli Kurumarja spordibaasi kauaaegne juhataja. Võido Moor, võib-olla vähem teatakse, tema oli kõlbalik politseis, oli kergejõustikune kuulitõukaja. Aleksander Mosesov, sindimees, tema oli rahvasportlane, aga tegeles paljude aladega, sealhulgas ka naiste kanded ja nii edasi. Sportlik mees. Enn Rüüdik, jalgpallikohtunik, pilistas mitte ainult kohalikke mänge, aga vabariigi mänge mitmes liigas. Nii meistrivõistlusi kui ka karikavõistlusi. Enno Sepp, seda ma eriti pean rääkima, sai möödunud aasta kevadel 101 vanaks ja oli meil alati 10. ütleja siin, aga ootamatult suve lõpul ta lahkus. Tema oli see, kes oli Liidia Koidula kaasas välja sealt Kroonlinnast. Tegelikult oli Pärnu esimene spordimetoodik, oli matkaklubi, mida teenete lugemine läheks pikaks. Ma ei loe nii ette. Jaan Pabi oli KEK-i direktor, kunagi nooruses oli sprinter, oli koolinorte meister, mis ajas 200 meetri jooksus, aga tema pärast oli KEK-i kuulus mälumängupunt oli, tema oli selle looja ja kaasalööja. Tema oli 85. Jüri Siibur, tema oli maletaja, aga põhiline oli kirimales, paljukordne meister, mängis ka maailmamadel kaasa ja oli väga tunnustatud malemees. Margus, Kalev Margus, tema oli sõudja. Tema oli sellest neljapaadis, mis ka kunagi 56. aastal esindas Eestit esimese rahvaste Spartakiaadil. Jaak Valter, tema tegeles laskmisega, suuetamisega, rahvasportlane, vetega mitmevõitlus ja nii edasi. Mati Pärn, tema oli sõudja, nooruses oli ta väga tugev poiss, aga pärast ta nagu loobus. Ja viimasena loeksin ette siis Anatoli Kostrov, tema oli kunagi maletaja, kauaaegne maletaja linna paremikus. Ei olnud küll absoluutselt tipus, aga ikkagi tuntud malemees. Ja kuna meil tuleb pärast juttu, me mitu korda ei räägi, tuleb ka staadioni ajaloost ja nendest treeneritest, kes olnud on. Lisaksin see juurde Ervin Millepilli, kes 2 aastat tagasi lahkus, ta oli ka 90-ne. Lisaksin juurde siia, keda meil täna kindlasti tuleb öelda. Kaleviga oli kokku puutud, oli Helmut Tunt, Bernhard Lõhmus ja Jevgeni Zilerovit, ma nimetasin, kogu aeg direktor. Tõuseme hetkeks püsti ja mälestame ja meie kõige vanem mees vastaks ennast võtta. Ma räägiksin siis selle staadioni ajaloost, nii palju kui ma kätte sain. Ja taustaks panen jooksma siis slaidiseanssi ka vanadest piltidest, mida ma suures osas sain ka kätte tänu Olav Vesnale. Kõik telefon tees. Et vaadake siis neid ja ma natuke räägin. Peamiselt on siis harrastatud siin kergejõustiku, jalgpalli, tehtud muutkisporti, motopalli ja kiiruisutamisel, peetud laulupidusid, koerte näitusi. Nüüd renoveeritud on seda staadioni 3 korda. 61, 65, 82, 87 ja 2015, 2016. Tribüünihooneid on läbi ajaloo olnud 4. Nüüd praegu on see rannastaadion siis peaväljak
12,500 ruutu muruga harjutusväljak, 25 toaga hostel, saun, merevaatega jõusaal, veel on siis jooksusirg, kaugushüppekast hoones, seminari ja VIP-ruumid, rattaklubi baas, kohvik. Staadioni väljak muru all, 400-meetrine staadioniring, hüppepaigad ja staadioniring on rekordtaanist. Tribüünil on 1501 istekohta ja staadioni ringi ümber veel umbes 1000 seisukohta. Majandab seda staadioni praegu linnaasutus Pärnu spordikeskus. Põhikasutajad on spordikooli kergejõustiklased ning Pärnu Vapruse ja jalgpalliklubi Vutimehed. Staadioni saavad iga päev kasutada ka harrastus- ja tippsportlased. Nii nüüd, kuidas see asi pihta hakkab? Ajalugu algab tegelikult 19. sajandi lõpus, mil sakslastest rattasõidu harrastajad, toona oli Euroopas paras rattasõidu hullus ja otsaga jõudis see ka Pärnusse. Soovisid Pärnusse teha velodroomi ja küsisid selleks tarbeks linnavalitsuselt maa. Linn pakkus mitut paika, need velosipedistid valisid selle Karjamaa Kaarli tänava ja mere vahel, ehk siis selle sama platsi siin. Ja 1895 anti see nende käsutusse. Nii et tegelikult päris algus spordirajatisena on siin siis 130 aastat peaaegu. Seda oli siis 1619 ruut sülda ja 40 ruut jalga, aga omanikuks jäi endiselt Pärnu linn. See rattasõitjate selts hakkas seda territooriumi korrastama, avas velodroomi, mida kasutati siis ka muudeks kultuuriüritusteks. Ja avavõistlus oli 1896. aastal. Siin on üks pilt ka sellest päris esimesest nende klubihooneks. Staadioni esimene tribüünide klubihoone oli siis. Ja klubihoone seinal oli motto All-Heil. Mitte All-Heil, mille tõlkeks on pakutud siis kõigi kasuks. See rattasõitjate aed valiti 1910. aasta Pärnumaa laulupäeva peoplatsiks. Kahjuks tuli see suur vihmasadu peale ja see tehti hoopis rannasaalis, et siin ei olnud seda esimest laulupäeva. Seda velodroomi jätkus peaaegu 20 aastaks ja siis tuli esimene maailmasõda ja see puudutas ka seda spordiplatsi praegust staadioni. Vene sõjaväelased süütasid 1915. aastal selle rattasõitjate klubihoone ja velodroomile kaevati siis sakslaste võimaliku dessandi tõrjumiseks kaitsekraavid. Umbes niimoodi, et siit lahe pealt nüüd tuleb dessant ja siis on siin kaitsekraavid linna kaitsma. Muidugi ei tulnud siit midagi ja kraavid olid niisama lihtsalt. Eesti riik iseseisvus 1918. aastal, siis olid siin kaitsekraavide jäljed ja vist ka mingisugused hobutallide varemed alles. Sel ajal oli siis Pärnus spordi jaoks Vabaduse väli Klaabe plats keset linna. See on siis praeguse kutsekooli võimla ja endise politseimaja lähedal. Aga kui 1921. aastal asutati Pärnu spordiselts Tervis, siis võeti see spordiplatsi teema üles ja tehti ülemaakondlik spordimärkide müük, et raha saada. 1922. aastal sõlmis siis Tervis linnavalitsusega 5-aastase lepingu, et kasutada seda velodroomi siin või velodroomi jäänuseid. Ja linnavalitsus kohustus piirama selle platsi elavatest puudest aiaga. Osa nendest puudest või suur osa on neist praegugi alles. Tervise liikmed võtsid kätte vikadid ja labidad, hakkasid heina niitma, auke ja kaevikuid täitma. Kaitsevägi lõi ka kaasa. Rattasõidust ei olnud siis enam juttu, sest Tervis palkas 2 meest jooksuradasid ehitama ja siis sai seal jooksuvõistlusi teha. Nüüd 23. aasta laulupeo toimumispaigaks valitigi see endine rattasõitjate aed, kuhu püstitati ajutine laululaua. Ja nagu 1910. aastal sekkus nüüdki ilm, mis torm tegi sellele laululauale kurja, siis selle laulupeo hommikul pumbati platsilt vett ja kaevati kraave, aga õhtupoolikul siiski 24 koori, umbes 800 lauljaga andis vägeva kontserdi.
nüüd see Tervise 5-aastane leping lõppes 2006. aastal. Elu oli näidanud, et Tervis ei suutnud spordivälja üksi majandada, veel vähem arendada ja sellepärast kutsuti siis kokku Pärnu spordiorganisatsioonide esindajad, et pidada nõu. Asutati seltside vaheline platsikomisjon, mida hiljem hakati nimetama staadioni komisjonideks. Spordiseltside ühiskomisjonide loomise üheks hingeks väideti olnud Pärnu jalgpalliklubi omaaegne tubli töömees Mihkel Hendrikson. Kui me niimoodi ajaloos palju edasi läheme, siis Ülo Hendrikson oli jalgpallur ja Kalevi esimees. Et ma ei tea, kas ta oli ka kuidagi seda sugulusliini pidi. Jooksul ajad ehitati ümber, jalgpalliväljad täideti, haljastati ja selle esimene jalgpallimatš ja spordivälja avamine, kergejõustikuvõitlus ka, toimus 27. aasta 12. juunil. Aga staadioniks nimetamiseni läks veel 2 aastat. Siis 28. aastal Tervis enam esimene vedaja ei olnud selle väljakul siin. Nüüd olid siin ees Pärnu jalgpalliklubi, SS Vaprus ja Saksa spordiselts. Ja hakati siis laulupeo komisjoni nime all juba tööle. Nüüd see platsile ehitati plankkaed ja 2 laululava, millest ühe ümber ehitamise ja täiendamisega kerkis esimene umbes 700 kohaga tribüün. Ja tribüün läks maksma 15 000 krooni ja sellest kolmandik andis linnavalitsus, ülejäänud ehituskulud ja siis see laulupeo toimkond korjas kokku. Ehitise all olid siis kohvik ja riietusruumid koos pesemisvõimalustega nii meestele kui naistele. See on siis peaaegu 100 aastat tagasi. Tribüüni esiküljel rõdu kohal oli nimetus staadion ja sellest ajast nimetatakse seda kohta staadioniks. Välisküljel oli lipukiri Tervis, jõud ja ilu. Siin jookseb ka läbi nende piltide peal. Hoone paremas servas asus 2 kassat ja 2 pesemisruumi, vasakus liivas kohvik. Tribüünile pääses 4 kohast. Tänavapoolselt küljelt sai majja 5 uksest. Tribüünid pääses tänavapoolsele rõdule, kus avanes väga kaunis vaade rannale. Staadioni teises küljest olid suvila. Nii et see oli igati äge esimene suur staadioni hoone ja tribüün. Vutiplatsi ümbritses 366 meetrit, 367 meetrine Waldhoffi puupapivabrikust toodud punakas-pruuni šlakiga kaetud jooksurada. Olid ka tingimused kõrgushüppeks, kuulitõukeks, odaviskeks, kaugushüppeks, kolmikhüppeks. Staadioni teises servas oli võrkpalliplats. Staadion koos tribüüniga läks maksma 30 000 krooni, nii et 15 000 tribüünile ja 15 000 staadionile. Avamine ilmselt läbi ajaloo kõige suurejoonelisem toimus 1929. aasta 14. juuli. Osa võttis Eesti spordieliit, oli sportlaste rongkäik kesklinnast siia. Esinesid Ernst Liidla naisvõimlejad, esindusrühm, Tervise sportlased, Tervise kaitseliitlastest jalgrattarühm, Vapruse ja Pärnu jalgpalliklubi vutimehed, Saksa spordiliin. 200 sportlast tuli sirgetes rivides staadionile. Anti sportlik tõotus, esinemised, oli ka Miss Estonia Meta Kelgo, niimoodi vaatamisväärsuseks väljas siin. Linnapea Oskar Kask ütles oma hoogsas kõnes, et meie ülesanne ei ole asutada raviasutusi, ravitsusasutusi ütles tema veel, vaid meie ülesanne on luua võimalusi, et meie noorus vabas looduses ja värskes õhus võiks tervist posutada ja jõudu kanastada, mis eriliselt on tarvis väikerahvastel. Siis olid kergejõustikuvõistlused, kus Felix Beltsinski jooksis 3000 meetris Eesti rekordi. Kahjuks puudusid õrnema soovõitlusalad ainult mehed ja kohtunikud teenisid oskamatuse tõttu kriitikat. Puudusid ka auhinnad ja välisvõistlejad lubasid seejärel edaspidi Pärnut vältida. Avapidu lõppes Tallinna ja Pärnu jalgpallimatšiga, mille võitis 2-1 Pärnu. Ent mida varjutas madala tasemega kohtuniku põhjustatud skandaal ja publiku pahameel. Nii et show'd sai siin täie raha eest, nagu ma saan aru. Staadion, see esimene ja tribüün, kuulusid Pärnu linnale, kes andis siis need kasutada spordiseltside liidule.
kes kandis siis ka korraldus või korrashoiu ja tulekindlustuskulu. Nüüd see kaunis staadion 29. aastal avati, 33. aasta 9. veebruaril ehk vähem kui 4 aasta pärast süüdati ja põles maani maha. Politseil ei õnnestunud süüdlasi tabada. Kuna tribüün oli 16 000 krooni eest kindlustatud, siis selle raha eest saadi juba poole aastaga ehitada linnaarhitekt Olev Siinmaa ja insener Leideni kavandatud ning eelmise hoone kitsaskohti arvesse võttes veel uhkem tribüün, mis avati taas rongkäigu ja kergejõustiku võistlusega 33. aasta 9. juulil. Et praktiliselt poole aastaga tehti uus. Pidustused algasid rongkäiguga Vabaduse platsilt, orkestri saatel tuldi staadionile, jälle oli linnapea Oskar Kask, tänas spordijuhte ja see tribüün oli siis Eesti suurim sel ajal. Eestis kuskil staadionidel nii suurt tribüüni ei olnud. Olid jälle Idla musterrühmad võimlemas, mis Estonia asemel oli seekord pilgupüüdjaks Eesti iluuisutamismeister ja iluvõimleja Vaike Kaljuvee Padu. Meeste ridades tegi kaasa vabavõimlemise Eesti meister Karl Einling. Kergejõustikuvõistlusel oli kavas 10 meeste ja seekord ka 4 naiste ala. Tehti 1 Eesti ja 3 Pärnumaa rekordit. Nüüd see 33. aastal avatud tribüünihoone elas üle teise maailmasõja, nii et paljud meist mäletavad seda suurepäraselt. Mina mäletan seda, et siin taga oli üks luuk ja sellest luugist sai sisse ja kui sa oskasid ronida ülevalt seest niimoodi sinna tripkale, siis tripkal oli uks. Sa said selle ukse lahti, siis sa said tripkale, kus minusugustel jõndlastel üldse nagu ei olnud õige koht. Aga seal me käisime. Ja siukene meeter korda meeter luuk oli siit, me läksime sisse. Kõik ei teadnud seda. Kui üle plangu ei saanud, siis läksime siit. See elas üle teise maailmasõja. Selle peeti kõik Pärnu suuremad võistlused, sõjajärgsed laulupeod ja need lõpetati laulupeod korduvalt Endla teatri etendustega staadionil. Nüüd see ajahambast kõvasti puretud tribüün lammutati 1981. aastal. Nüüd staadioni kuuluvus. Staadion kuulus paberite järgi koguni 1951. aastani Pärnu linnale. 51. aastani, see 6 aastat peale seda. Siis rajati sõltumatu ESÜ Kalevi Pärnu territoriaalnõukogule. Seni Pärnu linnastaadion olnud rajatise haldajaks sai siis üleliiduliste ametiühingute vabariiklik spordiühing Kalev. Ehk teisisõnu oli tervise hakatatu, edasi Pärnu linna omandina arendatu, oli riigistatud. Ja staadioni hakati kutsuma Pärnu Kalevi staadioniks kauaks ajaks ja ta on ka nii-öelda jutukeeles, kõnekeeles paljudel siiamaani Kalevi staadion. Kui see Eesti-aegne tribüün lammutati, siis uue hoone ehitamine võttis nõukogude korra viljastavates tingimustes aega mitte enam 6 kuud, nagu 33. aastal maha põlenu asemel, vaid 6 aastat. Ja valmis sai see uus tribüün alles 87. aastal. Endla peanäitejuhi Ingo Normeti lavastatud avamine staadionil oli 87. aasta 23. mail. Taas oli sportlaste rongkäik. Järgnesid Vabariigi ja Pärnu linna juhtivate legitsevad sõnavõtud. Ehitajate autasustamine ja segakoor Endla esinemine. Seejärel peeti staadionil millijooks ning oma oskusi näitasid Alma Püür langevarjuri. Esinesid võimlejad ja orkestrid, peeti väike vutilahing, oli ETV 10 olümpiastardi finaalvõistlused ja ilud tulestud. Kirjutati sellest vähe, Pärnu Postimees piirdus vaid fotomontaažiga. Kuidas jooksuradadele tõmmatud linti lõikasid läbi EKP Pärnu linnakomitee esimene sekretär Kersti Rei ja NSV ehituskomitee esimees Peeter Palu. Nüüd 82-87. aastani käinud remondi käigus ehitati staadion praktiliselt uuesti. Üldmaksumuseks kujunes 1 362 000 rubla. 1 362 800 rubla, millest siis Pärnu linn maksis 1,3 miljonit, Kalev 20 000 ja ametiühingud 0 rubla. Pange tähele, 1,3 miljonit, 20 000 ja 0 rubla.
Pärnu linnale eraldas ministrite nõukogu, eelmiste ministrite nõukogu staadioni renoveerimiseks siis 84. aastal 500 000 ja 85. aastal 700 000. Linna enda rahast tuli kuskil 536 000 rubla. Tribüünihoone valmis 85. aastal, maksis 347 000 rubla. Väljaku peale kulus 500 000 rubla. Jooksuradade kate, mis paigaldati 86, see oli nüüd esimene kummikate siin, läks maksma 200 000 ja staadioni inventar 42 000 rubla. Nüüd kui Eesti taasiseseisvus, siis jäi staadion mingil määral unarusse. Eriti halvas seisus olid tribüün ja jooksurajad. Pidevad olid veeavariid, pesemisvõimalused olid alati probleemsed, riietusruumid hallitasid ja nõudsid pidevat ülevõlgamist. Nüüd väga huvitavaks läks küsimus siis, kui tekkis see küsimus, et kelle oma on Pärnu staadion. Kes peaks seda remontima ja arendama? Kellel seal osa on ja kes selle pealt nagu teenida saaks? Eesti Spordiseltsi Kalev juhatuse 27. aprilli 1995. aasta protokolliga anti Pärnu staadion asukohaga siis Rannapuiestee 2 Pärnu Kalevi haldamisele finantsilise väärtusega 4,7 miljonit krooni. 2001. aastal on seesama staadion Pärnumaa hooneregistri andmetel hoopis registreeritud Eesti Spordiselts Kalev ja Eesti Ametiühingute Keskliidu nimel. Aga tähele, see oli Anti Kalevile ja nüüd äkki 6 aastat hiljem on ta Kalevi ja Ametiühingute nimel mõlemad 50% omanikuga mõttelises osas. Registreerimise aluseks oli märgitud ja mul on see paber ka olemas, see protokoll. Registreerimise aluseks on üks sõna, kokkulepe. Nii et kui meie kelle teiega lepime täna kokku, et poolstaadion on teie oma, et meie siis vormistame protokolli ja nii on. Et noh, müstiline lambist tulnud küsimus, et lepime kokku, et jagame asja pooleks ja kogu lugu. Et vaat niimoodi oli. Et ütleme, Pärnu tervis alustas, Pärnu linn remontis ja ehitas ja 2 kõrvalseisjad otsustasid, et pool on sinu, pool on minu. Nüüd aasta hiljem teatas siiski see OÜ Ametiühingute varahaldus, et ametiühingud on armulikult nõus võõrandama ehk müüma oma mõttelist poolt osa Pärnu staadioni ja hinnaks pani ta 5 miljonit krooni. Lahenduse otsingul jõuti siis variandini, et tehakse sihtasutus, mille liikmed on staadioni kaasomanikud Kalev, Ametiühingute Keskliit ja 3. on sihtasutuses Pärnu linn. Ametiühingud ja Kalev osalenud siis selles sihtasutuses nende nimel oleva staadioni varaga. 13,8 miljonit krooni oli juba tõusnud see hind. Pärnu linn osaleks siis sissemaksega 0,5 miljonit krooni ja investeeringuga 1 miljon. Ning siis lubadusega renoveerida ja riigilt raha küsida. Aktsiad pidid jagunema võrdselt 3 asutaja vahel, aga sellega omandisaaga ei ole veel lõppenud. Ei olnud. Jõuti lõpuks kokkulepeteni, mis tähendas Pärnu linnale sisuliselt endale kuuluva osa nii Kalevilt kui ametiühingutelt välja ostmist. Kalev või Pärnu Spordiselts andis Kalevile 99 aastaks staadioni hoonestusõigus. Lepingu järgi pidi Kalev 3 aastaga staadioni renoveerima. Aga kuna Kalev seda ei tuutnud, siis võttis Pärnu linn 3 aasta pärast hoonestusõiguse Kalevilt tagasi. 2013. aastal korraldas siis Pärnus linnavalitsus staadionile ideekonkursi, mille võitjaks tunnistati Kamp Arhitektid OÜ ja töö nimega Sprint. Ja 2014. aasta veebruaris nimetati staadion ümber Pärnu rannastaadioni. Kuulutati välja riigi hange staadioni ehitamiseks, olid kohtuvaidlused 11 kuud. 2015. aastal pandi staadionile nurgakivi, Eventus ehitas selle ja see ehituslepingu sõlmimine oli omapäraselt tseremooniaga. Nimelt kandsid kergejõustikuklubi Altius tüdrukud lepingu paberid staadioni ringil sümboolses 4x100 meetri teatejooksus, milleks kulus seekord 58,61 sekundit
ja kui nad finišisse jõudsid, siis Pärnu linn ja eventusehitus panid siis käe alla sellele lepingule. Et Pärnu linn siis oli valmis panema 6,5 miljonit eurot, vanatribüün lammutati, selle asemel ehitati uus spordiplantsi ajaloos 4. See vastab praegu IAF-i teisele sertifikaadile, UEFA 3. ja Eesti Jalgpalliliidu teisele kategooriale. Avaüritus oli 2016. aasta 9. juulil. Kuigi see staadioni jooksurada lagunes ja tuli 2019. aastal välja vahetada, siis niisugune ta nüüd on, nagu siin jalgpall mängib ja nagu täna on kergejõustik ka. Niisugune oli minu jutt. Aga aitäh, et ära kuulasite. Esimesel päeval olid autod sees. Aitäh, et ära kuulasite. Kas ka lammu lõppenud? 2 korda ventas. 2 korda ventas? Avaldan, kas ta läheb uuesti või ta võib tahaks joosta? Priit? Ei, nüüd räägid. Jüri räägid. Jüri, räägid sina või? Või tahad sina kergejõustikust rääkida? Ma räägin lõpus vast. No selge. Jüri räägid. Pakun nüüd sõna võtmiseks võimalusi, et tore oleks, kui jalgpallurid räägiksid, Mart Tubas rääkida, Jüri, staadioni juhatajaid on meil siin kohal, nii et eks see Priit on pealik, Priit valib ise, mida ta räägib. No Jüri räägib. Mina ei ole mingit kõnet valmis teinud, ei ole paberi peale midagi pannud enne helistusest, et ma midagi oskan rääkida. Ma olen olnud siis alates Tanakast peast, kui ise mängisime. Paula Mark on ka siin, kellega me koos mängisime, kuigi ta on ikka päris põsik alles. Et jälle ja hakkasin nagu asja vastu huvi tundma, ma arvan, kuskil 80. algul või isegi 70. lõpul, kui ma nägin, et see jalgpallimuru oli hästi kehvas seisus. Ja tulles siia vabal ajal või meil siis olime nagu nii-öelda pool robid ju jalgpallitrenni tegime, ega me tööl ei käinud suvel. Ja vaatasin, et poisid, kes siin töötasid või mehed, nimesid me ju enamus teame, olid natukene väsinud olekus. Ja siis vedasin koolitud välja ja hakkasin taskuma ja võib-olla siis tekkis selline huvi nagu selle staadioni elu vastu ja vahelduv eduga olen nagu siin töötanud tänase päevasi. Vahepeal põikasin ära kolpi ja olin kolpis olin võiks. Et jälle olen nagu neid asju näinud nii häid kui halbu asju, aga ega mul ei ole neid fakte nagu Ennul on tuleb kuidas võtta, mis aastal midagi toimus. Võib-olla niisugused vägevamad üritused, mis olid nagu seoses jalgpalliga, oli näiteks Pärnu kalakombinaadi mäng Etioopia vastu, mis oli sügiskuul või vähemalt hästi kehva ja koleda ilmaga. Ja käisin vastas Etioopia koondise Tallinnas, nad elasid hotell Spordis. Ja olin ka samal ajal nagu kalakombinaadi meeskonna treener. Et kui Mussarants oli juba Pärnust lahkunud, mis aasta see oli, Mart, sa tead kindlasti? 87 äkki. Ja siin on selline asi meeles, et meie kunagine mängija Konstantin Pagortšikov rahu temale Kaur kundis sellise asja, et ta tahtis kindlasti nagu mängida selles mängus, aga Jüri ta on juba mitu aastat meie võistkonna liige ja Jüri vastik treener ütles, et ei saa. Siis sõitsid siin, keegi tegi hobustega lõbusõitu. Onidega veisid ne lainutusega said. Ja kuskil see keegi lainutus siin. Ja Kostja oli juba rääkinud ära, et ja tuli, mõtlesin, et ei saa mängu. Oli organiseerinud nii, et esimesel poolel läheb siin värav lahti, onid sõidavad sisse, Kostja on peal, laenas ühe mehe käest vormi ja tahtis väljakule jooksma ja teine mees oli kohe nagu valmis tulema. Ma segan korraks vahele. Ta ei laenanud vormi, vaid ta jooksis riietusruumi. Ja võttis Sidorov. Ja Andrei Sidorov viskas oma vormi maha, läks ise duši alla. Kasutas Kostja juurde.
pani selle vormi selga. Kuna oli natukene, nagu Jüri juba mainis, vihmane ja külma või külm, siis seda eesid sealt välja ei lastud. Siis ta pidi ilma eesita. Ja Jüri juhendab meeskonna, äkki vaatab tema kõrval. Kosta, valmistub väljakule. Ma ei tea, millega lõppes Kosta vist väljakule. ei, ma ei lubanud tal minna, ma läksin ta juurde, ta tõusis juba püsti ja ütlesin, et ei Kosta ja kõiki ja sellest peale me enam väga suured sõbrad ei olnud, aga ega ta teha ei pidanud, nii et sai aru, et igasugust jama ei maksa teha ja kui nüüd see uus maja valmis, millest võib-olla kõige rohkem ma tulin nagu tagasi, sinna vahepeal keegi ei töötanud ja ehitus on ju ilus ja kole või noh, ilus ja ilusa koha peal. Ehituspraak oli hästi palju, mida tuli parandada alates sellest jooksurajast. Esimesena käis vist hüppamas meie kõrgushüppaja naine, kes Soomes elab. Haas. Ja nii kui ta selle tõuke tegi, juba olid tükid nagu rajast väljas, et see jooksuraja kvaliteet ja see oli kõik ääretult nagu vilets. Ja 2015 oli lammutusmäng. Mul on üks asi ka kapis, ma võib-olla näitan, mis mul sellest mängust järgi on. Aga palun mitte lahti teha. See jääb mulle kauast väärtus olla. Aga täna on põhjust teha. Ei lahti. Äkki on nüüd sees, ma ei tea. Ole raska, anna minu kätte kõigest. Sina oled suuri valik, nagu midagi ma tean. Et jälle korraldas Reigo Tõnsberg mängu, nii-öelda lammutusmängu, siin on peal see pilt, kus on selle staadioni nagu raamid, katus on peal, pool seina on tagant maha lõhutud. Me panime ehitajad ei lubanud tulla nagu muidu peale, kui panime siia aia jooksuraja juurde ja siis sealt tulime sisse ja mäng oli nii-öelda kalakombina Mekk ja Pärnu Vapruse siis ta tuleb veteranid või midagi sellist, nii palju on mängul nagu sportliku poole pealt, kalakombina oli Mekki kõige noorem mängija, oli nii vana, kui oli Vapruse kõige vanem mängija, ühesõnaga me olime mingi 25 aastat vanemad ja esimese poole võitsime, teisel me enam ei jõudnud jooksta. Et see oli selline mäng. Kuule, ma võin veel asemele panna ja ei, aga vaadata, siga see siin hästi näha ei ole, see kvaliteet on. Reigo Tõnsberg organiseeris sellise, nende kõigil osavõtjad said sellise pudeli, ma ei tea, kui palju peal seda tasa tohigi kaua seista. Et jälle, võib-olla tahate küsida midagi, et mul midagi ei ole meelde ja räägin meistertiitlist ka 85. jah, et see jalgpallis on nagu Pärnu nüüd ainult ühe korra Pärnu jalgpalli ajaloos võitnud meistritiitli, aga ma pean täpsustama, need olid mehed. Ja mehed, jah. Mehed, et 85 ja siin olid kõvad mängud ja aga need olid hoopis räägivad. Need olid räägivad, siin oli remont ja meie, see oligi see, et me ei saanud treenikuskil teha Rääkülas. Tegime enamus trenne mere ääres tuleb, Rääkülas ja mere ääres. Kuna siin ei olnud ju enam midagi, oli ainult suur auk. See oli renoveerimine just selle ajal. See on nüüd nagu Pärnu jalgpalli ja meeste ajaloos nagu esimene kord. Loomulikult ma ei hakka ütlema, kui palju naised on võitnud meistritiitlist. Mitte, see ei ole saladus, on 13 meistritiitlist. Ja 8 viimast aastat olime võitnud, aga no mehed on nagu ikka tähtsad, kuna võetakse ikka jalgpallis. Kuigi tänapäeval on näiteks jalgpalli olulised. Et siin on jah, küll ehitatud, küll tehtud, küll proovitud ja 2 korda me oleme nüüd tulnud Eesti parimaks jalgpallimuruks on meie väljak tunnistatud, mille eest mul umbes 6 aega tagasi sai preemia jalgpalliliidu poolt, käisin Albaanias koondise mängu kaasa. Lahti teha. Ja teised selle preemia meie juhataja otsustas osta muru seemet, et ei ole kellelgi vaja kuhugi minna. Et küsige veel, ma ei ole hea jutumis, Paume Mart räägiks siin täpselt ära, mis aastal kõik seda juhtus ja aga mis oli veel huvitav, oli see, et kui me hakkasime juba siin trenni tegema, siis näiteks üritustab siin, et ole nimekaim.
või heidab kella. ja meie samal ajal tegime jalgatrenni, kõik asi käis nagu koos, küll visati samal ajal osa, mis oli nagu hästi oluline. ja see oli nagu siis oligi niimoodi. taga ja me tegime tagatrenni ka. ja me õppisime koos tegema kõik asju ja samal ajal kergustik tegi diagonaali üle välja. saime hakkama, aga on selge. kergejõustik ja jalgpall on nagu koos, see on väikse linna võib-olla paratamatult, aga siia on sisse kirjutatud konflikt omavahel. no nii palju nagu teineteist nagu tegelikult kuidagi nagu, kas see segavad on õige sõna, aga on arusaamatud ja on konflikte ja. Räägi Jüri 3 sõnaga, kas sa oled direktor, kui teie treener, Vigenti? Vigenti oli, ta ikka elab, või ta oli ikka väga kõva legend on ta praegu. Ta organiseeris siin hästi, ma mäletan, kuidas ta niitis heina, kõik muru korjas kokku, samal ajal pidas kodus jänesid, kõik heil läks jänestele, nüüd raisatakse see muru ära. Ta tegi ka huvitavaid üritusi, mis ei olnud alati kõige sportlikumad, aga ikkagi rahvas oli koos, elati kuidagi kogukonnaga rohkem kokku. et jälle ta oskas alati nalja visata ja samal ajal ka tööd teha. ja nõuda meie käest asju, ta on ka minu treener olnud küll juba väikest aega, kui juba hommusse. sel ajal oli spordirahvas sõbralikum, aga nüüd on kõik raha peal väljas. nüüd ei ole enam sellist sõprust, kui oli sel ajal. ja ma olen nõus sellega. ja ega info kindlasti ja ma räägin mõnda sõna Vigentist, et Vigenti ükskord hakkas, mina olen kergejõustiklane, aga mitte jooksja ja Vigenti kuidagi tuli, et noh, kumb võidab, ise pakkus jah, et noh, mis arvad, kumb võidab. Vigentil oli ka suur kõht ees ja no teeme natukene, no 60 meetrit. ja ma ei uskunud, Vigenti oli juba tisi vanem ka. ja kui ta keeris oma jalad sealt kõrvalt välja, siis oli ta võitja. Keelus oli alles. no mina eelmine aasta võitsin Pärnu Vapuse mängija Rocco Matiga, ma ei tea, kes oli 35 või 40 meetrit jooksu. tegime ühe asja peale ja võidu peale ja mina võitsin selle, nii et see ei ole midagi, aga mul oli see, et ma rääkisin, et võitled on välja, nagu ikka kõik jalgpallurid ei kuula, mis treener räägib. ta võitis loomulikult, aga võitled on välja, ma toonitsin seda 3-4 korda. või on midagi, et ma võib-olla oskan midagi. muidu läheb üldse pikaks. kas me teeme väikse pausi või Mart tahad sa kohe rääkida? teeme jalgpalli teema ära. vaata seal on 85. ei 90. siin on kirjas. mis ta läbi saab? ei lähe. teeme kõigi jaoks on liiga vähe. ja ei või suur mälestus seda. tervist jalgpall, nagu te teate, on meile väga maailma kõige populaarsem spordiala. sellest ei saa üle ega ümber. ja mis puutub jalgpalli, on tal, ma ei hakka sellest staadionist ja staadioni ehitusest väga palju rääkida, kuna End rääkis selle väga konkreetseks ka täpselt ära. no ka selle momendi, kui ütleme, üheks inimesed saavad sporti teha ja teevad jooksurajad ja muud värgid, teised üritavad seda mängida, kaevavad sinna augud sisse ja proovivad siis sakslaselt blokeerida. aga ma olen ise 62 sündinud ja mäletan siin stadial käimisi umbes 60-ndate lõpust.
see tähendab, kui mängisid Pärnu Kalev ja isa tõi mind vaatama. Ja ma mäletan seda, et kui me tulime 10-15 minutit enne mängu algust kohale pileti tavasse, siis umbes 10 minutit peale mängu algust sain alles sisse. Ja mis toimus? Õhk rebenes pingest, täis maja, ükskõik kas Pärnu mängis teises liigas või esiliigas. Täis maja, usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et alla 1000 inimesi on nüüd kuna. Alla 1000. Üks fakt on mul meeles, 83. aastal, see on juba mitukümmend aastat hiljem. Ma ei mõisa nüüd. Kui hooaja alguses, see oli siis mai esimestel või aprilli viimasel päeval, mängisime Raekülas Jõhvi Estoniaga avamängu. Ja muidugi see on kontrollimata fakt, aga esmaspäevases või teisespäevases Pärnu kommunistis kirjutas see meie leht selliselt. Mängu külastas üle 4000 piletiga pealt. See oli siis Raeküla staadion. See oli siis selline. See pisike Raeküla staadioni tribüün, mis oli mõnevõrra väiksem kui siin Kalevi staadion, see vana kuuldi. See oli pilgeni täis ja pilgeni täis mitmekordselt oli ka see nii-öelda ümbrus. Kusjuures minu meelest oli pealtvaatajad lausa praktiliselt väljaku ääres. Mul on kuul niimoodi. Okei, see selleks. Ma ei hakka teile meenutama neid kaugeid aegu 20-ndatest ja nii edasi aastatest. Ma võin öelda, et kunagi alates 25. aastast oli Pärnus meeskond, ma tahan räägida rohkem sportlikust poolest. Proovin teha nii kiirelt kui võimalik. Et oli meeskond nimega Pärnu Tervis, kes eksisteeris siis, võib-olla on ka mingid andmed siin valed, aga mina leidsin 25. aastast, ütleme siis 100 aastat või 99 aastat tagasi, kuni teine maailmasõda katkestas nende tegevuse. Eesti meistrivus jäi vahele 41. aastal ja 44. aastal sõja tõttu vahepeal mängiti. Ja peale seda siis juba 45. aastal mängis Eesti meistrivusel Pärnu Kalev. Ja ma vaatan siin seda, et 42. aastal on Pärnu Tervis tulnud kolmandaks ja Pärnu Kalevi kõvemad tulemused olid 48 hõbe, 61 hõbe ja 62 samuti. Ja mul on meeles, et seesama 60-ndate lõpp, 70 alguses ma käisin jalgpalli vaatamas, oli kogu aeg niimoodi, et Pärnu tõusis esiliigasse, siis nagu kõrgliigat nimetatud Eestis on. Kõige tugevam liiga oli ka esiliiga ja langes teise liigasse. Tõusis ja langes. Ja kuni, aga ütleme niimoodi, et rahvas kõik metsikult jalkatikri vaatamas. Aegade jooksul sai mulle selgeks, et jalga käiakse vaatamas massiliselt Eestis ühes linnas ja see on Pärnu. Võib-olla oli see sellepärast, et eestlased tagasihoidliku rahvusena olid lastud ennast kuidagi jalgpalli eest juurest natukene kõrvale tõrjuda. Tallinnas, Narvas, kus me hiljem võistlustel käisime või kus ma hiljem ütleme siis koolipoisina käisime võistlustel ja käisime mänge vaatamas, igal pool täiesti tühjad tribüünid. Koht, kus natuke oli rahvast, oli Viljandi ja veel, kus oli natuke rahvast oli Jõhvi. Et jalgpalli on nagu selles suhtes kurvas seisus, sest ma panin tähele, siis järelikult Eesti poisid tahtite sel juhul teha rohkem võrkpalli, korvpalli, purjetamist, sõudmist, aerutamist, ka kergejõustiku kindlasti ja tõenäoliselt ka kuju. Aga jalgpalli juurest ja ütleme hoki jaoks oli eestlased ka võib-olla natuke liiga vähe agressiivsed, nii et seal oli seis selline. Olukord muutus kardinaalselt, kui 71. või siis 72. aastal, 71. lõpus siis ilmselt tuli Pärnusse selline mees nagu Ants Kommus. Ma selle nime kriipsu all, Ants Kommus. Üks läbi aegade Eesti parim jalgpallurid ja treenerid. Ja mille pärast ma ütlen, et eriti hea treener. Eriti hea treener selle, et tema nii-öelda mängija kvaliteet, sportlik kvaliteet oli niivõrd hea, et ta oli võimeline kõiki asju mängijatele ette näidata. Ja kõiki asju ta suutis näidata ette tunduvalt paremini, kui suutsid mängida. No praegu tänapäeval on umbes niimoodi, et öeldakse, et tule löönud sinna sisse väravasse, proovi lüüa või tee see spurt. Aga Ants Kommus oleks mul konkreetselt meelest, kuna ta oli ka minu treener esimene. Et siuksed asjad on meeldinud.
Kommusaar võttis mängiva treenerina selle mehele, selle satsi üle. Tähendab, minu meelest siis Vikenti just lõpetaski. Ja Ants võttis selle meeskonna üle ja hea üks organisaatorina, hea suhtlejana suutis ta kohe hakata teha niimoodi, et kuidas öelda, suutis teha võistkonna võitlusvõimeseks, tõstis ta kohe esiliigasse, mängib 1 aasta esiliigas ära, järgmisel aastal tuldi juba pronksile. Noh, näiteks ma võin, ja Kommussaare kiituseks kindlasti tahan öelda ka seda, et näiteks tal oli haaret ja võimekust tuua Eestist teisi paremaid mängijaid, sest paraku me kõik tahaksime olla nii patrioodid ja öelda, et mängime oma poistega. Paraku see jalgpallis oli juba tollal üsna raske keeruline, arvestades Pärnuga suht väike linn. Ja ma nimetaksin, et selles pronksises meeskonnas mängisid, mulle tulid kohe 2 nime meelde. Üks oli Roman Ubakivi, keda te olete ilmselt kõik kuulnud. Ja teine oli Vello Paardu. Vello Paardu tuli väga. Ja oli ka siin teisi mängijaid. Torbekit tegelikult ei olnud, aitäh. Torbekit tegelikult ei olnud, jah, siin korra oli käinud, seda ei olnud. Nii. Ja siis järgnesid sellised niisugused aastad, et ma ütlen teile lihtsalt, loen teile ette. 77. aastal muutus meeskond, Kalevi meeskond kalakombinaadiks ja 85. aastal tuli juurde ka Mekk, nii et siis oli kalakombinaat Mekk ja 85. aastal tuldi 84 Kommussaar lahkus ja 85 tuldi Ratnikovi ja Jüri Saare juhtimisel Eesti meistriteks, nagu siin Jüri juba mainis. Ja ma ütlen, et lihtsalt kiirelt need medalid üle, mis on olnud. Pronks, siis kalakombinaadiga, hiljem kalakombinaat Mekkiga tuli 80, 82, 83, 88, 89. Hõbe tuli 78 ja 81 ja ma lisan veel, et Spartakiaadi võit tuli 78, mis toimus muideks Pärnus. Ma mäletan, et see oli vihmane aeg ja kõik mängud toimusid Pärnu Kalevi staadionil, minust oli siin 8 võistkonda koos, iga päev oli mitu mängu. Turniiri lõpuks oli see plats nagu selline suur mudaauk ja kõik me jalgpallurid vaatasin, et see on maailma lõpp. Nüüd on läbi. Ja kindlasti mäletate palju. Aga see on nagu loodus korrigeerib ilusti asja. Ma ei tea, kas ja kes ja kui palju seda vaeva nägi ja tööd tegi paari nädalaks vastu. Plats jälle ilusti roheline ja peaaegu tasane või tööta. Nii. Karikavõitjad. Võt siin ma esitan teile küsimust. Ma ütlen teile niimoodi, et sellel kümnendil 81 kuni 90. Ma küsin teile, kes mitu korda jõudis Pärnu kalakombinaat Mekk karika finaali. Jüri, sina ei ole vastata. Jüri, sa ei tea ka. 3 on peaaegu. Ja mitu korda võitis? Okei, ma jätta viima. 4 korda jõudsime finaali ja nüüd ma küsin, mitu 4 finaalist võitsime? Kõik. Ja sellepärast, et kuidas öelda, ma mäletan, et meie viimane võit oli 90. aastal ja mul on meeles ka see, et seal oli niimoodi, et kippus asi meil Jõhviga minema penaltite peale. Aga lisaajal me lõime selle võidukolli ära ja me tulime ära väljakult umbes sellise mõttega. Kes lõi? Arumäe. Seda ei mäleta keegi. Nii, me tulime väljakult ära sellise mõttega, et Pärnu rahvas ei oleks meid muidu mõistnud, kui me oleks tulnud teise koha. Nii et tuli see 4. karikas kõige ära. Nii et päris uhke tunne on öelda, et kuigi mõned spordiinimesed, karikas, see pole nii täht. Aga mina ütlen teile niimoodi, kui sa oled juba jõudnud karika finaali, siis sa ei lähe elu sees sinna kaotama. Et rohkult öeldes, et kohe, kui ei lähe kunagi seda mängu nii mängu. Okei. Jüri juba rääkis sellest võidust Zvezdaga, siis valdavalt Venemaalt kokku ostetud meeskond oli meil põhikonkurent. Kus mängis Nõukogude liidukoondise mängija Valeri Karpin pärast veel. Jah, mängis hiljem seal. Ja siis oli meil hirmus kõva konkurents nendega. Ütleme niimoodi, et räägin ausalt ära, sattus ka meie jaoks õnnelik aeg. Meil oli sellel ajal väga hea meeskond. Õnnestus meil saada, Jüri räägib teil nüanssidest pärast, 3 Eesti tippmängijat.
siia Tallinnas, on nii? Need olid. Urmas Kaljend, Andrei Šapovalov ja Vladimir Ulanov, kes olid, ütleme Eesti koondise tasemel. Kaljendil oli seal Tallinna spordis mingi konflikt. Ma ei julge öelda täpselt mille pärast, aga millegi pärast olid ja ütleme, Šapovalov oli 1 aasta varem juba meil mänginud ja Ulanovi siis leidsime ka, nii et tähtede seis oli ütleme hea. Vastased olid, ütleme, see Staali muidu ilgelt kõva punt, tunnistan ausalt. Räägin hästi kiirelt 2 mängust. Esimene mäng Raekojas, 82, siis oli ka see kinni juba siin, 82 oli kinni. Raekojas esimene mäng, no ma ei hakka ütlema, palju rahvast oli, Pärnu Leht enam ei suutnud kirjutada midagi. Nii, esimesel poolel Andrei Sidorov 1-0, teisel poolel seesama Andrei Šapovalov 2-0 kõik. Viimane mäng, Maarjamäe staadioni, hooaja lõpumäng. Me oleme 1 punktiga ees, meil piisab vist isegi viigist, sest sõjavärk Ester mängib seal värki-särki, mingid kohaliku rahvast on ka ja siis hakkab Pärnu rahvas kohale. Ussile, üks teine, 3, 4. Nii et staadion, Norma staadion oli ta vanasti, ma ei tea, mis ta praegu on, oli selline looduslikult kaugelt kohast, mingid suuremad tribüüniga asja polnud, umbes selline tribüün on seal nagu on Raekoja staadion, praegu see puutribüün Riiamaate poole. Ja siis tähendab hirmus kõva võitlus, kõigepealt algab see sellega, et kõik kui Pärnu poisid jooksid väljakule, siis seal olid hirmsad ovatsioonid ja pasunad kohe puhusid ja nii edasi. Algas kompromissitu võitlus. Kõikidel mõlema meeskonnal on pandud kõik ühele kaardile. Kuigi me oleks võinud öelda, et võib-olla meil oleks pihanud, et tõmbume kaitsesse või midagi taolist. Ja seesama Andrei Šapovalov oli siis nii esimesel kui ka teisel poolel. No ma igaks mainin ära, et praegu tal poiss on, ta poeg on siin, ta oli siin ühes Saksa klubis vahepeal, ma ei tea, kus ta praegu nüüd on, nüüd on kuskil natuke tagasi öeldud, mis Alperi riigis. Aleksandr Šapovalov on siis 2003 sündid tema poeg. Ja Andrei Šapovalov oli siis 2 väravat selles mängus, Pärnu rahvas, no ma arvan, et 3-5 päeva jäi viina, rahulikult tööle ei läinud. No vast võib-olla mini läksid. Aga niisugune kõva üritus oli ja meie jaoks oli see kõva saavutus. Segamata esimene poole järel, kui me olime 1-0 ees ja mäng oli nagu rohkem meie poolt. Kindral, kes kavandas selle võistkonda, kavandas selle orkestri, bussi ja minema staadioni. Ja see on fakt. On jah? Seda me pannudki nii täpselt tähe. No ta just teisid mängu all ka ju. Ma aega vaatasin kõike. Ja mängisin. Nii. Nüüd on siis selle koha pealt on siis sportliku poole pealt vist enam-vähem kõik räägitud, karikavõidud on mainitud, jätke meelde, et siis 4-4. Ja karika, lihtsalt ütlen ära, kes seal olid karikafinaalide vastased, meil 81. aastal Baltikaga, Narva Baltikaga 3-1, 82. aastal Kohtla Keemikuga 1-0, 88 TVMK-ga 2-1 ja 90. Jõhvi Estoniaga 1-0, need olid need võid. Mida ma siis ütleksin veel, loeksin ette niisugused asjad nagu Eesti koondislased, kes on mänginud nüüd, ma ütlen, et ma võib-olla olen siin natukene küll eksinud, kuna ma vaatasin ka, et seal oli ka internetis mingid valesid andmeid, mitte nende mängijate suhtes, aga ma loen ette need Pärnu kutid, kes on siin võib-olla siis viimase 15 või 20 aasta jooksul koondises mänginud. Marek Lemsalu, Sergei Ratikov, Igor Prins, Sergei Voslov-Simson, Teet Tallas, Raio Piiro, Sergei Tereshov, Indrek Selinski, Karl Palatu, Gert Olesk, Jaanus Veensalu, Marko Leedov, Sergei Mošnikov, Rauno Allikov. Ja vanemast põlvkonnast siis ma tean kindlasti ära märkida siis sellised mehed nagu Artemi Jaik ja Vikendi Leedus, kellest oli juba juttu. Nemad on siis seal, ütleme, vanema põlvkonna mehed. Ja räägin teile veel ühe pikantse niisugused toreda loo, 2002 aasta Venemaa koondis valmistub maailma meistrivõistlusteks Lõuna-Koreas ja Jaapanis. Ja mäletan, kas see oli märtsikuus, 27. märts
on planeeritud kohtumine Tallinnas A. Le Coq Arena'l Eesti koondisega. Mäng toimub, rahvast on palju. Vene fännid tulevad seal mingite oma loosungitega, et Hasjajeva Vernulis. Ma tean, et mingisuguse konflikt olukorras minu meelest venelased põletasid ühe Eesti lipu ära. Lõpuks lendas ka komando peale, väänas need kutid seal ära, aga see selleks. Ütleme niimoodi, et järjekordselt siis võiks öelda, et seekord oli tõesti täis maja, väljad kohutavalt all. Ma arvan, et Pärnu Kalevistaadion oli mul kunagi nii kehva olnud, aga märtsikuus nad üritasid seal mingi kasvuhoone efekti kasutada, aga võib-olla see oli ikkagi liiga varajane aeg. Aga mängitav, ütleme nii, et mängitav, mängumees mängib igal väljakul. Meie superründaja Andres Ooper viib eestlased 1-0 juhtima. 10 minutit hiljem venelased viigistab. Algab teine poole. Istusin seal mängul just kõrvuti Raudniku Tiiduga, kellega siis Raivo Piiraja on tema kasupoeg. Ja hakkasime Tiiduga seal vaikselt tasapisi teisel poolel kella vaatama, et kas siis Eesti peab vastu, kas siis Eesti peab. Vaatame 10 minutit pidasime juba, 20 minutit pidasime, 30 minutit pidasime, 15 minutit on veel. Vaatame, meie kutid panevad jube kõvasti. Et tunda, et mängivad oma meeskonnaau ja oma rahvaau eest. Ja jääb alla 10 minutit, kas 6 või 4. Kui venelaste väraval on mingisugune, nad seal söödavad, pisut natukene hooletult või nii ja naa, eestlased teevad head survet, saavad palli kätte, sööt Ooperile, Ooper lööb 2-1. Nüüd läheb hullumaja lahti, venelased panevad hirmsa surve peale. Aga meie poisid, ma ütlen mainin ära, keskkaitsepaar Piiro ja Stepanov eesotsas ja päravas ei ole meil Mart Poom, vaid oli Tibu. Kaarna. Jah, Martin Kaar, täpselt nii. Pidasime vastu. Rahvas oli joovastuses, läksime staadionilt ära. Rahvas laulis, on ainult üks Andres Ooper, on ainult üks Andres Ooper ja nii edasi. Paar päeva hiljem vaatan telekast ütle saadet. No ütleme need, et rahvas oli tõeliselt kuradi ekstaasist. Paar päeva hiljem vaatan selline kanal nagu NTV Football. See oli venelaste väga hea, tohutult hea kanal, nii nagu NTV Sport, kus seal noored asjalikud spordireporterid tegid seal huvitavaid saateid ja siis see saade oli selline. Meie Venemaa jalgpallikoondis valmistub MM-iks, kuhu venelased oli jõudnud finaalturniiril. Et 2 kuud tagasi mängis miirlastega 0-2, tundub, et nüüd läheb vorm paremaks, eestlastele kaotsime ainult 2-1. Selline irooniline tähelepanek. Nii, ja lõpuks ma lugesin ette siin mängijaid, loen ette ka siis, ma siin võin ka muidugi eksida. Mainin ära veel Jüri see suured võidud seal 13 kord. Et oli tohutult hea naiskond, ei ole midagi öelda. Mingiks hetkeks nagu Jüri mainis, ma tahtsin enne öelda 10-15 korda, ma täpselt ära, Jüri ütles ära 13 korda. Tugid, rohkem ei suhtnud, et taset ei olnud. Et ütleksin niimoodi, et mäletan seda võistkonna sündi, milles toimus nendest päris noortest tüdrukutest, kus oli üks võistkond Pärnu jalgpalliklubi ja teine võistkond oli, kas oli Pärnu rivaal, kus oli treener Raivo Kaulberg, oli ta rivaal alguses? Ta oli mitu nime. Ja nende kahe võistkonna vahel oli kõva konkurents, nad olid juba nii, kui nad seal tegutsema hakkas, mõne aasta jooksul olid nad kohe seal konkurendid seal Eestist kõrgetele kohtadele. Ja mingil hetkel siis nagu on ikkagi Pärnus see asi, kuigi oli 2 võistkonda, naised lähevad seal ülikooli, kes kuhu ja nii edasi. Ja jääb üks võistkond, Jüri jäi selle treener, nii-öelda võis öelda siis, et oli see Pärnu koondis. Ja kuna Pärnu jalgpalliklubil oli piisavalt sükest huvi ja ambitsiooni nii-öelda hoida seda naiste võistkonda sükesel heal tasemel ja hoolitseda hästi oma naiskonna eest, siis me saavutasime sellise taseme, esiteks me saavutasime hea taseme, teiseks hakkasid ka paljud Eesti tippmängijad meie klubi vastu uisuma. Eks ole, et üks nii märkimisväärsemaid tulekuid siia Pärnusse. Jah, meie jalgpalli võib-olla ainus supertäht, kes on nii olnud.
tegelikult neid on rohkem, aga ütleme naiste nagu kõige säravamas. Et Narva tüdruk, kes tuli siia Pärnusse ja oli igatepidi tubli ja nii edasi ja praegu on ta kuskil Viimsile kuskil ta on üks noortele. Okei. Eesti koondise käepäev. Õigus. Naiste peatreener. Jah, õigus küll. Eesti keelt mingi puitu. Ja eesti keelt paneb väga kenasti. Ja nüüd ma tahangi siis öelda, ja Jüri juures pidama, meie treenerid, siin võib ka juhtuda, et ma võin, kuramus küll, ma võin kellegi kogemata ära unustada, aga enne, kui ma hakkan treenerid nimetama, ma toon esile need mehed, kes olid siin kõvasti abiks selle jalgpalli edendamisel. Kalakombinaadi direktor Mati Tamm, meie hulgast oli külakunud. Meti direktor Sulev Laamper, täiesti elus ja terve. Endine linnapea Vello Järvesalu oli siis rohkem sealt Keki ja Vapperi poole peal, oli tal kõva abimees. Ja ma rõhutan veel kord siis ikkagi, et treenerina number 1 igapidi Ants Kommussaar, aga treenerid, keda ma tahaksin veel ära mainida, Peeter Lapp, Peeter Leelov, Tiit Raudnager, Tormi Rai, Felix Valter, muidugi vanemast põlvkonnast kindlasti, Märt Siigur, Konstantin Pagortšikov, lahkunud meie hulgast, Jüri Manov, Gert Olest, Jaan Suurevälja, Kalev Pajula, Aleksei Kalkin. Ja ma praegu ei jaksagi rohkem midagi ette lugema. Ja Mart Palumäe. Ja Mart Palumäe ka. Ühte täiesti kolmandat see juurde. Rääkis, mis võistlused on toimunud, lisaks juurde tuletõrje võistlused toimunud staadionil siin. Naiste kandmisvõistlus on toimunud, 76 oli kiirusud, Ants Anderson oli kohal siin. Ja mis eraldi tänapäeval kujutate, motopalli mängiti siin, küll oktoobrikuus, aga mängiti. Oi, mitu mängu. Ja siis on staadion direktoritest on Jüri juba rääkis siin, Lembinõmm on siin, Rein Kiisler, kas Mihkel Lembit on meil? Ei ole. Mitu korda olnud veel, aga ma räägin ühe looga jalgpalli. Äkki me teeme pausi ära ja siis läheme tuldud edasi. Ma räägin jalgpalli lõpad ära. Aastal 93, mälestab keegi seda, Lembinõmm oli direktor. Saadirektor ja seda ikka räägime ja naerame, mida kõik ei juhtu. Aasta arvune vale. Ei ole 93, oli esimene rahvusvaheline matš Eesti-Armeenia. Eesti-Armeenia. Ja olin mina staadionil, ma ei tea, mis ma seal tegin, maandas Tallinnas suur buss turvameestega, kõik täies vormid, et sinna hakkas kohe kontrollima, mis on, kus on, kõigepealt see vastas tribüüne, kuidas on, iga üks on mahast vaadata, kinni katta, ma tõstas kuskil alla. Sattusid siin, aga parasjagu 2 staadioni meest, olid Rein ja Tõnu, perekonnimest ja nimed, kõik teadki neid. Nende dressid olid sellas, välja veninud dressipüksid, isegi natuke auplikud kuskilt. Meil oli parasjagu lõunat teinud seal, sellepärast, et Rein käis Toomas kodust, ema juurde sai seal kartus, mis ja Tõnu keetis, see suppi seal parasjagu. Keet suppi, kui need lendasid sinna turvamehed, kus on teie need esimesed riided, need päälakaardid, no sest ma kõik kuulnud, korraks olemas siin. Aga mis kõige pullim oli see, Tõnu oli maha märkinud raja, või selle raja karistus. Ja ühest küljest oli mõõtnud 111 meetrit nagu peab, ja teisest millegi pealt 10. Ja siis see nool läks 10 pealt 11 pealt 10 peale diagonaalis. No kõik paistab silma, et on viltu. Siis Lembi otsus päästa, mis pääst täna, üks auto võtsi linna, tõi värvi, see pulverisaator, rohelist värvi, et ära morga, aga see oli elendatud, kõik oli näha. Ja valgi üldse juurde pandud, seda omati karikatuur nagu oli tol ajal. Aga pealt vaatajad oli öeldud, 50, mis Armeenia pakub midagi tänapäeval. Aga neid oli ja see matš oli. Ja need mehed olid nii õnnetud seal, küll ta põrpes endale peale, et mis mehed on, sest minema kohe seda tekkinud staadion töötaja. Staadion töötaja ilma vormiga kaela. Vaat see oli ajalugu parandab, ma eksis midagi. Ma järgmalt ei eksis, see oli nii. Okei, teeme nüüd kohvipausi, kohv läheb hapuks muidu. 29 avati see staadion ja ennem kui 34 siia ütlegi Eesti võistluste tulnud, kõik toimus Tallinnas, Tartus ja Narvas. Ja siis ka Rakveres ja siis ka Pärnu 34. aastal. Ma palun vaikselt ikka. Ja toimusid siis Pärnus teatejooksud, 5 võistlus, 10 võistlus
maanteejooksud, aga mitte täielikku klassikalist kergejõustikku. Nüüd ma räägin endast, mina sattusin staadionile, nagu öeldakse, püsikeldis aastal 1959. Siis toimusid sellised võistlused nagu Eestimaa maanoorte esimesed suvemängud. See oli tohutu suur võistlus. Ja jõudi Jamari ja see oli siis esimene võistlus, mis oli suur, see kõigile rahvast täis. Toimus paraad, ikka linnast alati ja mitte ei longitud, nagu nüüd on, marsiti. Marsiti ilusti ja ees oli lippur Heldur Uusendal, ma ei tea, kas ta oli Rapla või Paide puidõppe. Tema kandis siis nagu liidurul rahvast, igas Jüri Laslov või Sabatinski hoidis lippus ühega kees, see suur asi, kõik vaatavad rahvast aplodeeris. See oli fantastiline üritus, mina vaatasin seal, toimus lõimumisvõistlused pärast ja esimesed orienteerumisvõistlused autos, aga see oli selline staadioni suur üritus. Samal aastal 59 hakati korraldama esimest naiste kergejõustikupäeva. Seal on väljas tabel, Linda annab kadunud kätegi oma käega, see on kõik aastad peal ja võitjad ei ole ainult viimast võistlust seal, mis 93 lõpus toimus. Aga see naiste kergejõustikuvõistlus oli sellepärast huvitav, et tuldi kokku üle Eesti ja võistlusi tollal vähe ja kui midagi korraldati, siis tuldi. Ja naiste kergejõustik on niimoodi, et seal on väga palju sellised sündmusi, mis meelt on jäänud. Esiteks, Helgi Parts tõmbad esimest on Eestis kuulile 16 meetri rekordi. Seal oli ka teisi. Ühest sündmusest ma räägiksin. Ja see oli aasta 76. Mina olin tookord informaator, putkas, väike putkaaline. Ja Silvo Aja, meie imelaps oli 15-aastane, võistles kõrgushüppes ja üritas Eesti rekordi kordamist 78, mis oli tolle võrdlega NSV Liidu meistersportlasnormiga. Mina kütsin rahvast ülesse, rahvas ergutas, Silva hüppas maha. Ja siis oli teine katse ja Silva sai sellest üle ja siis tekkis minul kõnekamp. Öeldakse, et kui on suur vapustus või midagi sellist asja, inimene kaotab kõne või mina kaotan. Rahvas tribüünid püsti aplodeerib, minu ütleb juuksud ei tule. Ja siis meie peasekretär Anni Ruukel jooksis sealt välja, vaatanud, milles asi on. Rahvas aplodeerib, informaator midagi räägib. Ja mina olin ka ahistatud silmadega otsa vaadanud. Tuli raputas mind, et Priit ärk ülesse. Värkis midagi, kohe kõik korras öeldaga. Et on ja öeldakse, et sama oli olümpiamängudel, kui Piima hüppas kaugelt 8-90. Ja seda momenti nähes, paljud kaotasid hetkeks nagu sellise reaalse taju ja selle kontrolli enda üle. Minugi juhtus ka see nii. Naiskergejõustikupäeval tulid kokku siia ju, alast kutsusid käijad olid siin Leili Tihkan, Kaas, olid alati õed, Aita ja Õie Munk, viis pärast. Ja käisid kõik Liiga Helsing ja nii edasi. Kogu Eesti naiste paremik on alati kohal. Siin oli ka väga vägevaid tulemusi. Räägiksin selles raames veel toimus matškohtumine Eesti, Soome, Norra naiste vahel. Ja see oli 68 Kalevi staadionil. Juhtus selline asi, et Otto Vinistri seda tundmatu alles. Aga meil oli siis ajakirjanik, mis ta oli ajakirjanik polnud, Aksel Randmer. Randmer ronis puki peale ja tegi 100 meetri jooksust Vinistrit pildi. Ja oligi, aga kohe ei saanud vaadata, võitlejad ei suudetud selgitada. Laieneti, et see oli Helgi Mäki ees, ei olnud, keegi Soomnal oli ees. Ja Randmer võttis ka meestesaja ära, istus jalgratta selga, sõitis koju, ilmutas filmi ära ja tegi pildid, võidukalt tagasi. Seal oli tõesti näha, et Helgi Mäki võitis ja rahval oli rõõm suur, aga millisel tasemel me viisime võistlus läbi tol ajal. Paremat võimalust ei olnud. See on meil teanud. Toimusid Eesti, Läti, Leedu matškohtumine. Üks suuremad oli 93. aastal, kus juhtus õnnetus, Eesti oleks võitnud, aga Virgenas
pandi tõkke valesti. Tõkke pandi vale kaugusega ja ta vigastas jalga, katkestas ja Eesti kaotas Leedule. See oli selline dramaatiline rahva pealt kaasa. Siia tuli vaatama ka Viktor Palanko, meie kuulsamaid aegseid kergejõustiklasi, kes elas Kanadas, oli Püünilt, tegime pikka intervjuu temaga Silmusta lehes. Ja ta oli vaimusta suur staadion ja väga tore võistlus, aga ma räägin nüüd natuke järjekord, ma hüppasin järjekorrast. 61 sai valmis Metsakommide staadion, en mainis juba. Ja 62 läks Kalevi staadion remonditi 65. aastal, siis 2, 3, 4 aastat remonditi. Ja kui see staadion valmis sai, siis korraldati siin Eesti esimesed siis täismõõdulised meistrivõistlused Pärnus, 65. Ja see omapärane võistlus, sest tulemusi tuli, häid tulemusi tuli nagu Vändrat saelaudu. Siiamaale on staadioni rekord Rein Tülbi nimel, 65. aastast on Mart Pildi nimel 5000 meetri jooksus. Kui möödunud aastal oli ka 500 meetri jooksus Mart Pildi nimel, teist on lihtsalt ületatud. See 65 oli tore võistlus, siis kui uus valmis sai, mäletate, olid olümpiarõngad seal staadioni väravas on tehtud. Väga ilus värav oli niisugused kunagi olnud ega ei ole ka. Olümpiarõngast, see tehti Rein Aunauks, Rein Aun 64 võitlis ju olümpial medali. Ja tema auks pandi olümpiarõngad siia, et Eesti kergejõustikus olümpiamedali ikkagi saanud. Ja nüüd see 65. aasta staadion, see teenis kaua meid ja hästi, aga rajal oli üks viga, kui ta oli normaalselt kastetud, oli väga hea staadion, väga hea rada oli. Aga tihti peale oli kas ta liialt kõva, või siis vastupidi, pidevalt uputas. Suvel oli liikme nagu sadu, ja staadion oli rivist väljas ja siis käis kangiga töö, tõhuti need auke sinna ja kaevati kraave, et saaks võistelda. Ja see oli pidev nuhtlus. Öeldi, et millal meie saame ükskord ka kunst. Alul ei mingid rekordstaani, sportaan, kartaani ei unistatudki, saaks restaurlaadi mida staadioni. Aga nii läks, et staadion pidas vastu ja see oli meeletu populaarne treeningu koht Nõukogude Liidu võistlejatele. Siin käisid Leningradi omad. Leningradist oli Pärnust läks merekoolis, oli üks selline Subbatjan nimeline. Ma ei tea, oli ka meeldunud, kes ta oli, aga ilmus ärimees ta oli. Ja tema läks Leningradi Elektrosiila tehasesse spordimetoodikuks. Ja see Elektrosiila sõjatehase eelarve oli suurem kui Pärnu linna amma. Ja ta meid üksjagu aitas, Kalevi, ta oli Kalevi nagu patroon ja sõber tõi ikka üht-teist kraami sealt ja kõvasti aitas. Aga olid laagris siin Moskva Spartaki jalgpall olid noored, Leningradi omad. Nii et treeningpaik oli suvel mitte ühtegi staadionit ei ole nii, et läheda 100 meetri juurest oled sa meres. See Pärnu on minu meil ainult Kestis, on keegi pakub vastu kuskilt. Viljandis on muidugi järgmine. Oli tunnustatud treeningpaik. Siis ikkagi üks moment oli ta nagu aeg läbi saanud ja 81. aastal, 82. vabandust, hakati lammutama tribüüni ja rada ja valmistati ette uueks staadioniks. Aga, siin oli üks aga. Tol ajal oli pärast olümpiat oli selline korraldus, et ühtegi spordiobjekti, et kuna palju raha on läinud spordiobjektidesse, tule Nõukogude Liidu, et ei tohi raisata ja spordiobjekti ehitada ei tohi riigi kulus. Siis võeti kätte siit ja teatati, Vambatalu oli vist tollal Kalev esimees, et me teeme seda töö kõik ühiskondlikus korras ja teevad seda kommunistlikud noored. Vaat see ühiskondlikus korras ja kommunistlikud noored luges, et me saime loa ehitada. Rev ehitus, Raudnaagel oli ju suur sõbed, kõik toimus, aga pidi võtma riiki. Ühesõnaga teha ühiskondlikus korras. Vaadata, kui 65. aasta staadion valmis sai, seal tehtigi, käisid ju töötunde tegemas, naised võilas nende käsi, kuidas öeldakse, need kanderaamid, mätteid, kõik tehti käsid ja ühiskondlikus korras peeti arvestus, kes kui palju on seal abistanud. Ja nüüd oli see 87, mis siis valmis sai, oli sama lugu.
et toetati igati veidi selle kalakombinaat räägib, nemad tunde tegid seal ja tehnikat ja mõned aitasid, aga see staadion sai 87 valmis ja oli uhke rajaga, et oli nüüd lõpuks rahvusvaheliselt nõutud tasemel 8 rada ringrajal. Vanasti oli ju, kus eelmine staadion oli 6 sirgel ja 4 ringi. Nüüd oli staadion nagu peab. See avamisest enne rääkis, aga ma lähen juurde. Jalgpalliga oli niimoodi, et jalgpalli tõi kohale sõjaväelennuk, kes lendas üle. Ja lasi keskelt pall kukkus, 2 meeskond üles revistus kukkus, no mitte punkt keskel, aga enam-vähem keskle pall toodi lennukiga, see oli suur asjad tollal, igal pool räägiti. Ja mina tegin siis miilijooksu. Korraldas miilijooksu, kõik olid kohal ja võistis Pärnu mees saab juba uue Eesti rekordi. Staadioni avamine sai kohe Eesti rekordi ka. Aga ma püstitas selle, nagu ta rääkis, Pedinski jooksis 3000 meetris rekordi, nii et see staadion avati uue rekordiga. Ja siis läks aega, mis läks, hakkas see saade lappima, hakkas nagu rada. Ja rada selles mõttes, et visati sinna paar korda oda peale, otsale kauk sisse, vesi läks alla ja hakkas kerkima, see kate kerkis, langes ja kärises, kogu aeg kärises, paigati, kuni 98. toimus vabariigi võistlus, kõigepealt Kalevi päeval oli väga võistlus siin, Eesti paremik oli kohal ja siis enam vabariigi võistlus siia ei antud. Ja oli selge, et edasi minna ei saa ja see toimus ikka väiksed võistlus toimus, koolinoored võistlusid peal. Aga hea sirge, kui rada on lahtitud, paigatud, seal ei ole muidugi normaalne. Ja siis otsiti aega, millal ja kus ja rääkis, lõpuks jõuti nii kaugele, et 2015 siis võeti vastu otsus ja nüüd tehti aastaga ära lammutamine hakkas, nii kui see otsus oli vastu võetud teate pulgaga, et edasi antud see luba oli kohe kopp kohal ja hakkas lammutama. Ja 16 oligi ta valmis. Et see kattevilets oli, see selgus hiljem, aga esimene võistlus oli ja siis tuligi see gala, nagu täna tuleb siin, oli esimene gala. Tohutu võistlus. Me saatsin kutsed välja kõigile endistele telekatele, veteranidele ja nii edasi. Need olid kõik kohal, kes kepiga karvuvad, kõik olid kohal. See oli auasi kutsuda kohal ja siis oli ennem kui esimene tarktankus, esimest korda takkus võtsin need korvitüdrukud. 8 tükki ette, ühed riidid sellest, korda üles ja nemad läksid siis Eraamus. Tegid püsti, sest see oli Eraamus. Et on sellist asja väga nähtud. Need tüdrukud avasid, nagu öeldakse, aplausiga võitlesid, aga veel. Ma nägin, mul oli olemas staadioni rekordite tabel. Ma pidanud kogu aeg, aga siis ma ütleks tuntud nimi, lõpetas ülikooli, palus minu käest seda, ta tegigi selle Pärnu staadioni kohta, andsin talle kasutada, ega läks kaduma. Ja kui tuli välja, et uus võistlus on tulemas ja gala, rahvusvaheline tabelit ei olnud ja siis ma istusin ja otsin manu protokolli ja ma sain, ma arvan, et mingi 95% õige kindlasti. Midagi võid jääda välja, nüüd ei ole midagi 8, niikuinii üle löödud kõik. Aga selle juurde, mis kutsuti kohale siia meie olümpialased, kes on käinud, Jaak Uusmäe, olümpiavõitja, Rein Aun, Jaak Uusmäe, Rein Tölk, kes ei kutsunud midagi ka. Ja tabel oli seina peal ja me läksime, sõpradega Rein läks ees seal, jäi vaatama ja nägi oma nime. 64 ja see on siis 51 aastat tagasi ja tema nimi ikka üleval see veel. Usute mitte, mees nuta. Asus ära oodata see asi. Mu nimi on siin 1.48.0. Oli väga hea aeg, selle võideti liidu Eesti võetud tolle aeg. 60 alguses, lõpus mitte enam. Aga see on ja see on tänasena üleval. Ei ole keegi üle veel seda. Ja teine, mis on üleval kindlasti on Mars Kilt 5000, ei ole keegi üle veelnud. 1500 Hartvilli möönud aastal löödi üle, soomlane jooksis, ei vaadanud, leedukas jooksis üle. Vaat see pilt, näha meest nutmas, sa vaadata oma nime ja tulemus seal, selle pinge. Veel ühe lõpusa loo räägin ka vahele siia, see oli
toimusid, see oli üks Balti mats järjekordne. See oli 89 alles nõuka kord oli. Meie tookordne takistusjooksurada ei tulnud mitte otse nagu siit, aga tollal oli see kast oli väljapool aia ääresse. Ja selle aial oli see kastil oli see viga, et pidanud vett. Et kohal olid Eesti Läti Leeduk, meil oli Sarski oli kõva mees, praegu rekord tema nimed. Aga oli 2 Leedukit, kes olid liidu B-koondis oli takistusjooksjad. Ja siis oli niimoodi, et oli ütleme, no mõned minuti pealt, ütleme, et kell 5 pidi olema start. Ja Mihkel käis seal ringi, mõtled Mihkel vett ei ole, ära vabista, vesi saab olema. Ja juba veerand tund aega, 10 minutit ei ole, siis äkki sireenid kõrval tuleb ja auto tuleb. Sireen peal, sinna aia tahab tehast, lükkas noolis palt läbi aialt ja hakkas täitsema kasti. Mina vaatan, vaht on sees. Tulekahju käinud ja paagas vaht. Ja vesi sai, kast sai täis ja samas hakkas vaht kerkima. Ja kerkis täpselt nii kõrgele kui pool. No selge see, et ei saa starti anda õigel ajal. Mihkel jooksis sinna, võttis tume labid ja hakkas pillume selle paremale vasakule, just nagu lund ja vahtu. No sai ja leedud peatsid, ma pean nii palju sõimata saanud, sõimasid. Nad sõid ja teakood me passid kõigest. Nii oli, vähe räägime, Mihkel ära tuletama seda meelt, aga no oli. See on nagu öelda, et siuksed ajalugu. Aga mis ma tahan rääkida, võistlus oli aastal 1988. Tartu Valgepeale spordikomitee esimeest sai kaubale Moskvaga, õigemini Uno Keller, tolle liidu keskmajooksu koondise vanemtreener. Uno Keller, et meil on uus staadion, 88 oli ju, see oli olümpiamängud, et too see liidu koondis siia, et saate proovida uut staadioni, me näeme neid. Ja Keller Eesti mehena ütles, et teeme ära ja tõi terve bussitähe siia võistlejaid. Ja võistlus toimus, võistlus oli väga kõrge klassine möödunud aasta ja Kaalal püstiti 8 staadioni rekordi. Ja see Pilme siis intervjueeris, kas see on kõigeaegu rekord ja ma loll ütlesin, et see on kõigeaegu rekord. Aga pärast saaks mõtlema, et tegelikult see 88 oli ikka super, no ei saa ligi lähedasi kunagi, ma toon näite. 400 meetrit, 51-ga asjast, ei jookse praegu mitte keegi, tal oli jooksnud. 800, 7 naist jooksid alla 2 minuti. 7 naist ühega ümberpäevas jooksnud seda. Ka siin jookski, see on fikseeritud. 1500 tulemus, mis ei saa keegi ligi lähedale. 3000, vene naised on väga kõvad. Ei saa keegi ligi lähedale, see on ikka olemas. Meeste 1000 meetris, no oli, need 8 naist olid ja 156, ma mäletan sajandi, mul on paber olemas. Mis? Ja selle kohta küsimus õige, kontrolli on, nad võisid kurgaugna täis olla, aga seda kuskil ei fikseeritud ega fikseerita ja ta on ajalukku läinud. Meeste 1000 meetris oli üks noormees ja neil oli plaanis jooksta siin liidurekord. Ja selleks, et liidurekord jooksta, alati on ka Jänest vaja. Jänest leiti üks noor mees ja ööd eratavad sina jooksed rekordi ja sina vead. No pidi jooksma siis 1000 meetrit, 800 lüda mees juba jõuab, astub siis kõrvale või jääb rivi lõppu. Kõik oli stsenaarium paika pandud, poiss jooksis ära, ei astunud kõrvale, pani edasi ja võitis. Püha mürjustus, mingi möllus lahti läks. No, et see mees, kes pidi võitma, jäi teiseks, et mingi nokk võidab, liidu paremiku saab võita, see on kõva mees. Aga oli treeneritel oli koosolek ja siis materati kõvasti, et distsipliina on mas lahaja, et jalgu distsipliinile, kui ta on ette nähtud, et see võidab. Vasarat heideti 82 kopikat ega Vitalialis sees Valgevene. Pole siiamaale keegi liigi lähedalt saanud, isegi Jüri Tamm ei saanud siin. Kas see tulemus 100% on? Ei julge öelda, aga fikseeritud on, mina ei mõõtnud. Aga kahtlustaks pärast, et lint ei olnud äkki õige. Tagantjärgi hiljalist ööst, aga fakt on see, et tulemus on fikseeritud. Ja püstitas Eesti rekordi Aivar Ränni siin ka 76 midagi, mida on meil tarves, tema oli tollal Ukraina. Vaat sellised asjad olid, aga siis 2 meest hüppasid teimast, 5-70, no minu lõpetas Pärnu 5-70 teimast. 2 meest hüppasid, Obisaev oli lätlane ja üks vene mees. Ja vaat sellised tulemused, mis on praegu siin kirjas ja mul see tabel kuskil lõpus. Keegi vaatas ka need.
Pärnu rekord on kõrgemad osa kui Tallinnas ja kui hakkas kaala peale, tuli Iljarik siia, et näitame Eesti rekord, me teeme puhta töö, hakkas vaatama, kaugus hüppab 6.85 peres naine, no ei hüppa. Seine Palta, kes üritas siin aastaid ei saanud kätte. Ja tollal ühte tuuletoetus või tuul mõõdet ja kõik oli õige koha. Ja tulemused on ikka staadionil väga kõva. Aga osalad jah, püstitakse möödunud aastal 8 rekordit, aga kõik seal naised 100, mehed 100, naised 200, naised 300, sellist rekordit, mida nagu tulnud. Neid siin nüüd püstitatakse ja ületatakse. No Pärnu kergejõustik on täna ma räägin vanasti 65. aastal, kui see uus staadion avati, endine staadion, siis oli Kalev. Ja Kalev olid tihemukel kollektiivid, kus oli sportlasi täiskasvanuid kuhjad. Ja nad tegid trenni siin, käis siin Dünamo harjutamas. Mingil mõttel tööreservid oli siin, Spartakisid enam ei olnud, aga jõud oli ka. Tulid see Kutskile jõud ja Greta Kaarest jõud ja nad võitsid siin, mis kas nad maksid, ma ei tea. Aga ühesõnaga täiskasvanud trenn oli ikka rohke arvuline. Sest et oli teatud, kui oli võitlus praegu näiteks linna võistkonda välja panna. No ei ole, lapsed. Ja küll lapsed kaugelt rohkem täiskasvanud, aga praegu edetabel ma pean, meeste puhul, jätas, oda, vasar, tühi. Ei tule kedagi. No tuli, Tankler tuli selgus hiljem pärast. Ja mingil on veel 2 poissi, kes on ütleme 16 kuuli ja juba on midagi, aga need on ka Pärnust ära läinud jälle. Pärnulaste nad ei ole praegu olemas. Ja naistest on, no naistega on tüdrukud teeks asja ära, siin ei ole probleemi, aga just meeste heited ja ega naiste heited ka praegu siin kuuli tõugata, kettas teid odavast, kus oli Pärnul omal ajal 40 meetrit, oli 6 naist. 6 naist, ükski. Nii et, noh, ma räägin 6 naist oli ka võtta, Aliida Tamm oli ju Eesti meister mitmekordne, tema siis juba on ju võistelnud siin. Ma olen lõpetanud, aga ütleme Ülmerand ja Liia Punnar, kes on siin 40 meetri naised ikka. Mis veel? Küsi vahepeal äkki midagi, siis ma plahvatan äkki liigus on kinni vahepeal. Ütlen nii palju, et nad olid, kui mina ise enam ei jooksnud, siis ma hakkasin korraldanud neid seeriavõistlusi. Ja see oli siis nii palju suur asi, et edetabel hakkas paranema. Sest võistelda kas meistrivõistlustel jooksta, see on seal 1500, või jooksta seeriavõistlustel 2 asja. Ühele mõtled medalist, ma kõige kohast, seeri ainult ajast. Ja aegu tuli, nagu Robin edetabel paranes, kuhjaga meil oli korraga oli 7-8 meest, kes jooksid 80 meetrit alla 2 minuti. Rääkis on 1 hädaga, kui tuleb välja. Nii ole. Ja tase oli kõrge ja tihe oli. No mõtlen sama 800 näiteks. Praegu mida annab metsajooksjad, maantee jooksjad küll. 10 kilti liduvad, mis kodaks, räätke ei tule jooksma keegi. Aga muidu jooksma, Tartpea võidab aasta jooks, tundub, et on kõva poissiga, et pidi, aga 1 aasta nägi staadion jooksis 5 kilti 17 minutit, mis ei ole arg aeg üldse. Aga metsas jooksma võidab, vaatad, kõva poiss on. Võrreldamatu, kui sul ei ole neid aegu ritta panna. Nii, nüüd küsi vahepeal veel mul kiilu peale kinni vahepeal. Julgelt. Noh, nägite pilt oli siin väljas. No, Jüri Tamm oli siin Toivo Martsingu kõrval. Toivo Martsingoviga on nii, et kui tema hakkas kerkima Eestis 45-50, siis meil oli legendaarne endine kergejõustikuja Otto Linnaste, Oskar Linnaste, ta käis lõpetamas kogu aeg. Ja tolla oli pandud asju ära, vasar oli kuskil põõsas seal, et iga aeg, kui sai tulla, võtsid vasar reits tagasi väljakult. Ja Linnaste õpetas, legendaarne mees, 20 liidu õpetali mees, Nazareites. Linnaste õpetas ja siis, kui Martsinko võitis 50, aga Linnaste rekord oli 55 meetrit kopikat, 78 oli. Linnaste hakkas tal kahju ja hakkas vasarat ära peitma ja ühesõnaga nagu tekkis hirm, et nüüd tulebki poiss ja paneb ta ära. Muidugi tuli ja pani pikalt ära pärast, aga see moment juhtub, et sa hakkad oma ala peitma ja nii käitma nüüd lapsikult, et sa peidad vasar ära sealt. Treeneritest siin, meil on legendaarsed treenerid, Rindar Namps rääkis juba.
ülikoolist tuli, ta oli Eesti rekordi püstitanud viievõistluses, tol ajal oli Eesti paremikus kaugushüppes medalid võitis. Ja siis ta tuli treenerina siia ja alustas esimene Ene Randpöördel, kes jõudis vabagi paremikku, läks ülikooli ja teaduslikku tööd teeb. Aga siis tulid järgi Simo Aja, Lehti Ots, õed, Liibranad, Killev, Põldotsad olid enne. Ja seal oli veel neid, nad olid ka ridalid ja neid tüdrukuid. Kui edasi leitegi mängis kõik kohal, õnnitlemast. Oli Tõnis Lukk. Jälle treener, meeste muiste, väike viga juures, äratles. Aga töö tegemata ei jäänud, ta tuli siia, läks sinna katlamajja, kus need mehed olid seal võeti väike õlu, väike pits ka, siis läks Tõnis välja, anti suhtnööri talle, poisid tegid, läks tagasi, võttis jälle väikse õlle, tuli tagasi, töö käis, noh, ta ei ole sportlik, nii võttes tänapäeval, aga nii ta oli. Aga nii või teisiti, Jüri Tamm on tema kasvandik. Ta oli palju, tal oli enne kiirisild ja tuli poissi nagu murduda käest, tal oli hea käsi. Ega ta ei olnud siuke loengu midagi muudes, kui, tal oli ju Mihkel Lembit, ikka ei olnud siia. Mihkel Lembit oli, omal ajal oli ju liiklus noorte rekord püstitas, noorte 10 võitluses. Ja Jüri Jänese B-klassis samamoodi. Ja siis tuli Vändrop, Sindi poiss oli Hansten Nelis. Kõik olid kõvad poisid, kõik tegid rekordeid, nii et tal kätt oli ja oskus oli ka. Ja kui punktale muutus, mul oli Mihkel Lembit tulemust vaja kättes, et Tõnis oli surnud juba. Läksime naisi otsa koju, naine otsis välja tema need kaustikud kõik. Ja seal oli siis nii kalligraafid, ilusa käega kirjutas, nagu Tõnis konspekteeris ülikooli materjale, uskumatu. Krepseltab, mina kirjutan, ma loe pärast kokku mõne käekirja. Aga tal oli kirjutati kõik ja loomulikult oli seal Mihkli tulemus kõik kirjas, mis ta võitis saavutas, mida ma sain need kätte ja sain uue tabeli need kirja panna. Sest ta oli teinud juba rohkem Tartus, aga Pärnu rekordile läks see tulemus kirja. Ando Valginen on taas teine mees, kui palju tema tuli tüdrukuid, poissi ka, aga tüdrukatega oli. Ta ise, nagu öeldakse, lõpetasid pallimängu alal ülikooli ja ehkas Ketast 46 meetrit kopikatega, aga talt tuli kõrgushüppe tüdrukuid. See on 7 või 8 hüppest meetri 70 rohkem, pole päevnud ühtegi. Robert Michals on ise kõrgushüppe 20 ületanud, aga tüdrukuid, kes hüppaks meetri 70, ei ole, Andrel olid. Milles küsimus? Ei tea, keegi ei tea. Andrel oli kätt ja tal oli kord ja tüdrukud tunnistavad, et nad olid alles armunud ja tegid kõike, mis Andrel tegi isegi rohkem. Nii peab olema. Oli treenerid veel, oli Ülo Vainomäe, oli tema küll treenis ainult, aga tal oli jälle, ta oli pidev jutumees. Rääkit ei osanud, aga ette rääkida siis Juster Ööl, hästi valdav tehnikat. Oli jälle Runnetsar, oli Kalevi treener, noh temal suuri tulemusi ei olnud, aga rahvas liikus ja tegi neid. Noored treenerid siis Robert Michals, kes on, ma lugesin, et tänas lehes Joona Ambits kuskilt seest rekordi 400 meetrit tõkke jooksus ületas endise Pärnaka Tiia eeskirja oma, nii et Pärnu on käsi sees 400 meetrit tõkkeid ja jooksis ka 400, aga teine Katrin Käärt on ees oma ajaga, et siin ligi ei pääse. Veel on tükk maad minna. Sprint on üldse olnud kõva, Katrin Käärt oli ju Eesti rekord nii 100 kui 200 kui 60, kõik oli tema käes. Nüüd on Seenipaltale üle 100 ja 200 ka veel, aga on. Siis Soeva kuningas on ja on Raul Kirsbaum, kes praegu noortega teavad, noh, see on korralik. Aga ma ütlen veel kord, kui vanasti olid matškohtumised, oli Kingis, Sepp, Kuressaar, neid Pärnu, Viljandi, Rapla, praegu täiskasvanud, kes kokku ei saa, noorid saab topelt kokku, ei ole lihtsalt. Sest täiskasvanud enam pole, vanasti oli Statkel tulid, mehed tegid treeni, naised ka loomulikult. Ja Tassel oli kõva. Aga praegu on ainult noored, sest kõik on läinud tasuliseks. Ja praegu tulla siia treeni tegema, rahakott puuga selles olema, kui ta tahab tulla. Ei ole. Noortel on mingid omad tingimused ja nad siin osaliselt maksavad kõik raha, vanasti seda asja on. Oli see Kalevi maks 30 kopikat makstud, sul oli õigus treeni teha 24/7 tahtsid.
staadionil oli niimoodi, et olid ju vaadates tulla, pesuruum oli lahti, küll vana staadionil oli omal küll kütta, lükkas puud alla, hakkas trenni tegema. Trenn lõppes, oli veits soe ja pesid. Nii ta käis. Küsiga oli vahepeal, kui jälle kiirus kinni. Küsiks sellise asja, et nii ilus helesinine ringrada. Mis aastast see Pärnusse niisugune helesinine, kas Majal staadionitel on ka sellist helesinist ringrada? Tähendab, see tuli 87 tuli siia, vabandust, 16 tuli sinine rada viimase staadioniga. Aga mujal ei olnud, see minu testinga, nüüd on mujal ka olemas neid, jah. Helesinist sellist, ma käisin väljas, vaatasin, oskab nagu hakka ujuma. Jah, ta ongi võetud. Pärnu on esimene, kui tuli minu arust vaata, kui Kiisa nüüd lõi, see käib praegu ei käi. See oli omal ajal oli just üllatas see, et noh, et meri ja sinine see rada ja kõik läheks nagu kokku. Ta läks kokku. Muidugi see punane oli ka ja veel tehti rajad niimoodi, et üks rada on helepunane, teine on tumepunane, oli ka hästi näha. Mis katte see on? Rekortaan, see oli palju olemas, Rekortaan, Tartaan, Restor, neid oli kuradi, Tartaan kõige siin jah, neid on kogu aeg, see õnnetus oli see nagu käinud mainis, et sai valmis, tundus seda on hea, aga kohe stardipaigad pakutud ära võtsid, oli lahti see kate. Ja siis ei olnudki muud, kui kuna oli garantii, nad pidi tegema uuesti ja tegid uuesti see firma, vist esimest staadionit ehitasid, et on üks kogemusi, aga tingimused tollal on ju, nüüd on kombeks niimoodi, et odavam väiksem pakkumist ja see saab. Ja see staadion läks ikka kihva, aga sai korda lõpuks, kõik on väga hea. Rakvere katte on parem ja kõik suurem põis, sest ta peetakse aega jookseks. On keegi võrdelnud või? Vaat ei tea, siin oli kunagi, siin käis ka võrdlemas, räägiti, et seda on pikale maale on ka hea, et ta on natuke kergelt vetruv, et sprindil on natuke pehme. Nii räägiti, aga nüüd on, kas on rada need vanemaks saanud ja vaimunud, et on Sarana jooksis ju uue rekordi seal. Jah, ei saa. rada on natuke lühem. Ring on ka ega see oli paik, mis koht tehti staadion, see valmis ja 5 aastat tagasi üle. Valmis sai ja tehti kontrolli mõõtmine, siis rada oligi pikem. Ja seda hakkaski valena 10 000 tagasi sealt ja see on siit, 3 siit ja kõik oli juppidega värgitud, nii et ei olnud, et ring on 400 meetrit. Et küsib veel midagi mul. Sa ütlesid, et naiskergejõustiklaste päev oli 93 viimati. Ma mäletan, et ma 97 sellise. Ei, minu ei ole 3 7. See oli nagu ühekordne üritus veel oli, prooviti uuesti teha ühe korra. Ma tean, see on niimoodi, et see oli Einar Sildoja tuli Pärnu ja tahtis elustada kangest seda, ta ei saa haigeks pärast. Et tema mõte oli, et teha uuesti, aga ei olnud kohe sellist kampaaniat ära. See tehtud nii, et naiskergejõustiklaste päev koos meestega oli viimane. Seal ütles, et saasime mehed ja toimus auhinnad, ma ei tea, kus kurjam kinnust oli laevaga või mingid auhinnad ja tore võitlus oli, aga seal oli ka oli üks skandaal, mis seda varjutas siin ja siis jäi see asi kuidagi ära nagu, Silda nagu enam ei olnud ja jäänud seda asja. Aga nii, ja siis ma räägin veel, üks võistlus 92 oli jälle Balti matš Pärnus. Ja 20 juuni oli rahareform, kui rubla kaotas kehtivuse, aga Leedu rubla veel kehtis. Ja leedukad tulid siia, suured mehed, neil olid need Baltusnikas ja Kettega olümpiavõitja oli tulevane siis Venusel. Tulid siia ja rublaga pole midagi teha, aga meil oli rahareform oli toimunud, aga suur raha kätte ei saanud. Ja siis Rein Aun oli siis see kergejõustiku juht ja Einar Sildoja ka rahul, et ei ole raha maksta. Kohtunikele ei ole maksta, aga võistlejatele süüa saab, ülekandega ei toimunud. Ja siis ma kasutasin kõik võimalikke tutvusi, saime sularaha kokku. Et sai nüüd ära maksta, aga nüüd Fortsult oli, ma mäletan, läks üle tee siia sanatooriumis sööma, sanatoorium oli.
need kettamehed suurendasid päeva appi, et meie suurmehed 2 suppi ja see oli pool raha välja pandud. tollal oleks kas 5, algul hakkas ikka väga väiksed päev, no 50 rubla oli 5 krooni, eks ole. Ütleti, et see on suur raha, 5 krooni ja 5 krooniga ei saanud 2 suppi selle enda. Oli sellist situatsioonid on olnud, mis oli. Küsige veel. Andke juurde. Äkki keegi tahab veel sõna võtta? Jah, ega ma ei pea rääkima nüüd küll. Aga ma lisan sellele naiskergejõustikuste päevale, et noh, mina siin lähedal elasin. Kergejõustikust mõju oli suhteliselt kaugel, aga ikkagi käisid kõiki võistlusi vaatamas. Jalkast kuni kõik, mis vägedad asjad olid. Sel ajal sai näha ühtesid esimesi välismaalasi. Ja siin olid niisugused Soome odavlised õed nagu õed Launela. Kaisa Launela ja ma ei mäleta, mis see teine oli. Eks nad muidugi viskasid ka vist päris hästi, seda ma ei mäleta. Aga me vaatasime ikka Karp Lahtineid ja välismaalane püüdeti kenad naised. Nad on seal kirjas ka, nad võitnud seal üks algul jah. Oli küll, kõik õige. Et olid soomlased tulid siia jah.